Tervist, head vanad kolleegid. Rõõm teid kõiki siin näha. Nagu näete, on puhkuste periood ja kollektiiv natuke teistsugune kui tavaliselt. Alustame pressikonverentsiga. Sõna on Jevgeni Ossinovskil, kes täidab peaministri ülesandeid. Tere, lugupeetud ajakirjanikud. Anname teile lühikese ülevaate Vabariigi valitsuse istungil toimuvast, kuna on suvi, siis ülemääraselt palju teemasid täna ei olnud, nii et anname lühikese ülevaate ja siis vastame meeleldi teie muudele küsimustele. Valitsuse päevakorras oli täna 12 teemat. Esiteks valitsus otsustas, et Eesti võiks liituda Euroopa küberjulgeoleku organisatsiooniga ja andis kaitseministrile volituse Eesti nimel vajalikud toimingud ära teha. Tegemist on Euroopa Komisjoni ettevõtjate poolt ellu kutsutud organisatsiooniga, mis hakkab arendama erinevaid tooteid ja teenuseid selles valdkonnas. Eelarve ulatub 1,7 miljardi euroni, millest lõviosa tuleb erasektori poolt. See, milliseid väljavaateid see Eestile avab, räägib teile lähemalt kaitseminister Hannes Hanso minu vasakul käel. Lisaks võttis valitsus vastu siis uue kutseharidusstandardi või uuendas olemasolevat kutseharidusstandardit, mis on seotud kutsehariduse pikema reformiprotsessiga ja sellest, missugused konkreetsed muudatused on, räägib teile haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi minu paremal käel. Mina ka veel lühidalt räägin mõnest teemast, mis valitsuse istungil oli ja mis võiks võib-olla laiemat huvi pakkuda. Esiteks, valitsus andis kohalikele omavalitsustele võimaluse kasutada riigitöötaja iseteeninduse portaali RTIP ja nad saavad seda kasutada olemasoleval viisil või arendada seda edasi vastavalt oma vajadustele. Tänase seisuga kasutab seda portaali 180 asutust ehk rohkem kui 22 000 töötajat. Selle portaali kaudu me juba kõik esitame ja väga paljud veel inimesed esitavad oma puhkuseavaldusi, lähetustaotlusi ja sellega hallatakse enda kasutuses oleva riigivara andmeid. Nüüd saavad omavalitsused seda ka kasutada. Valitsus otsustas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile anda üle riigivara turuväärtusega 4,3 miljonit eurot. Esiteks hulk haridusministeeriumi kasutuses olevaid või valduses olevaid kinnisvara, mis enam haridus- ja teadusministeeriumile vajalik ei ole. Eeskätt on siis tegemist kutsekoolide infrastruktuuriga, mida enam õppetööks ei kasutata. Võib-olla tähelepanu väärseimalt Väike-Kamaris asuva Põltsamaa ametikooli ehk siis pärast liitmist Eramaa kutsehariduskeskuse all oleva ajaloolise Eesti Aleksandri kooli õppehoone nüüd liigub RKS-ile ja lisaks sellele antakse üle ka vanad arhiivihooned Haapsalus ja Tartus seoses sellega, et riigiarhiivil on uus maja. RKS-il lähevad üle ka Maaeluministeeriumi 13 kinnistut, mida on riigile jätkuvalt vaja, mille siis kasutamiseks sõlmitakse RKS-iga üürilepingut, puudutab Veterinaar-Toiduameti hooneid kokku 8 Eesti linnas ja lisaks Eesti Põllumajandusmuuseumi hooneid Tartumaal Ülenurme vallas. Siis valitsus võttis vastu 2 otsust, mis on seotud 1. juulist jõustunud riigivaraseaduse muudatusega. Esiteks oli vaja uuendada riigi kinnisvararegistri põhimäärust ja teiseks siis kehtestasime riigiasutustele uued nõuded, kuidas riigivara üürides või müües tellida kinnisvara hindamise teenust. Siis oli hulk Euroopa Liidu erinevaid materjale ja seisukohti, mis on kindlasti väga head ja õiged seisukohad, aga võib-olla ma nendest siin pikemalt ei räägiks. Ja lõpetuseks valitsus parandas
ühe kahetsusväärse vea Eesti kodakondsuse andmise korralduses, kus inimliku eksituse tõttu oli inimese perenimesse sattunud täheviga. Ja Vabariigi Valitsuse nimel vabandan värske Eesti kodaniku ees, et selline viga sisse tuli ja tänaseks on see viga parandatud. Aitäh! Suur tänu, nüüd sõna vasakule käele kaitseminister Hannes Hanso. Palun. Aitäh! Täna valitsus siis kiitis heaks ja andis volituse, et Kaitseministeeriumi juhtimisel Eesti riik saab osaleda Euroopa küberjulgeolekuorganisatsiooni töös. See on väga oluline samm Euroopa Komisjoni poolt ja ka ülikoolide poolt, ettevõtete poolt ja riigisektori poolt, et me küberjulgeoleku teemadele oluliselt rohkem tähelepanu pööraks, oluliselt koordineeritumalt terve Euroopa lõikes siis läheneks. Ja aastani 2020 on Euroopa Komisjon investeerimas sellesse valdkonda 450 miljonit eurot, millele erasektor ehk ettevõtted lisavad 1,3 miljardit eurot. Eesti on 1/6 selle organisatsiooni juhatuse liikmest, ehk siis selle lepingu täitmisega või selle volitusega, mille me oleme saanud, saame me osaleda kogu selle protsessi nii nõustamises, selliste strateegiliste suundade seadmises kui ka investeeringute ettevalmistamises. Teised riigid on võrreldamatult suuremad: Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Itaalia. Ja minu meelest veel kord see praegune meie tegevus riigina kinnitab seda, kui tugevad me kübervaldkonnas ja millised meie nišivõimekused on ja kuidas meie nišivõimekusi selles küsimuses hinnatakse. Nii et see on üsnagi märkimisväärne ja siis Eesti riigi poolt selle asja ettevalmistamises osalesid peale Kaitseministeeriumi veel RIA ehk Infosüsteemi Amet, ettevõte Guardtime ja ka Tallinna Tehnikaülikool. Ning mis on tähtis, ma arvan, just Eesti seisukohalt ja tõesti kaitseministrina oleme andnud endast kõik, et toetada ka kaitsetööstust, kaitsetööstusettevõtteid. Meil on väga kõvad niši võimekused, aga globaalsel tasandil loomulikult ei saa meie ettevõtted kunagi globaalse tasandi suurettevõteteks, vähemalt lähitulevikus mitte. Seetõttu on oluline, et ka väiksematel või siis keskmise suurusega ettevõtetel oleks ligipääs suurtele turgudele ja suurte lepingute juurde ning selle lepingu üks osa on väikese ja keskmise suurusega küberturvalisusega tegelevate ettevõtete toetamine ka teadus-arendustöös ning nüüd avaneb ka meie ettevõtetel ja me hoiame sellel kindlasti silma peal hoopis teine dimensioon, saamaks ligipääs ka üle Euroopa tasandi või maailma tasandi suurettevõtete küberjulgeoleku tagamise protsesside juurde. Ma ei tea, kas Euroopa näiteks tuumajaamad või Deutsche Bahn või terve rida, pangandus näiteks, tohutult suuri ettevõtteid, kus meil on võimalik tulevikus oma nišivõimekust ära kasutada. Ja sellele kontekstile lisaks võib-olla see, et samas valdkonnas, aga eelmisel nädalal, kui toimus Varssavi tippkohtumine, siis muidugi kõige rohkem mõistetavalt sai Eestis tähelepanu see, et liitlased tulevad siis permanentsemal baasil, püsival baasil Balti riikidesse poole, siis tegelikult üks väga oluline areng toimus veel, ehk küberdomeenist sai NATO jaoks eraldi sõjapidamisdomeen, ehk siis õhu, vee, maa ja mõnedel riikide puhul ka kosmose kõrval on nüüd küber selline valdkond, kus NATO riigid koos tegutsevad. See on olnud selline tundlik valdkond, kus enamus riike tahavad kas ise teha või bilateraalset koostööd teha. Meil on praegu siin OIVA keskus olemas, kus on 16 partnerriiki, mõned panustajariigid. Nüüd tuleb Eestisse ka NATO küberharjutusväri
et tegelikult see meie jaoks nagu täiendab, et siin on sõjaline pool, sõjaline riigikaitse ja teine pool, mis on selline tsiviilsektori kaitse ja küberohtude eest, et see pakett läheb järjest paremaks ja tugevamaks ja me oleme oma positsiooni, mille nimel me oleme aastaid töötanud, ma ütleks väga hästi ära kasutanud. Aitäh! Ja nüüd siis Jürgen Ligi, haridus- ja teadusminister. Palun. Aitäh! Mikrofon sisse. Aitäh! Nagu öeldud, valitsus kinnitas kutseharidusstandardi muudatused. Kutseharidusstandardi vorm on siis valitsuse määrus ja ta kirjeldab peamisi nõudeid kutseõppele ja õppekavadele. Peamised nendest muudatustest on suunatud sellele, et kutse keskhariduse lõpetajate hulk suureneks. Meil on praegu probleem, et kutse keskhariduse lõpetamise tingimus on ainult kutseeksam, mis siiski kirjeldab või mõõdab erialaoskusi ja juhul, kui see ebaõnnestub, jääb ka üldkeskharidus omandamata või see tunnistus saamata ja sellepärast me muudame ja seda määrust ja edaspidi saab lõpetada siis õpingud ka üldainete lõpueksamiga ja saada üldharidustunnistus. Sellest kindlasti sõltub palju lõpetajate protsent, aga omakorda kutseeksami saab teha siis erialaorganisatsioonide juures, mis ei ole tingimata kutseõppeasutus enam. Ja teine samasuunaline muudatus puudutab erivajadustega õppijaid. Nendele me muudame erialaeksami üldse vabatahtlikuks. Neil on selle sooritamise puhul probleemid suuremad ja meil on ikkagi eesmärk, et nad oma üldhariduse kätte saaksid, aga et nad ka siiski õpiksid ametit, sõltumata sellest, et eksami sooritamine on komplitseeritum. Ja on ka selline tehnilise võitu probleem, et meil on õppekavade reform ja väljundipõhised uued õppekavad rakendumas järgmisest aastast septembrist, aga vanade õppekavade seos uue kutsestandardidega on nõrk. Meil tuleb sellepärast seda kooskõla suurendada ja aasta tähtaja edasi lükkamisega me saavutame siis 1. septembriks 2017 nende kahe asja kooskõla. Veel tagatakse selle määruse muudatusega kutsehariduse statistika rahvusvaheline võrreldavus ja õppekavade liigitus viiakse uutele alustele. See liigitus siis puudutab õppevaldkondi, õppesuundi ja õppekavarühmi ja põhjus selleks muudatuseks on siis UNESCO hariduse klassifitseerimise süsteem ISCED, selle regulaarne uuendus ja see võimaldab siis kooskõlla viimine või kogu selle süsteemi eesmärk on siis riikide standardite võrreldavus, haridussüsteemide võrreldavus. Ja kinnisvara uudise peaminister ütles ära, et emotsionaalsemateks ma nimetaksin nendest üleantavateks varadeks Tartu arhiivihoone, et see on midagi, mis kindlasti on tartlastele ja humanitaaridele südamelähedane, aga haridusministeerium paraku ei leia sellele rakendust. Ma usun küll, et sellest majast teeb keegi midagi ilusat, koht on ju imeilus. Aga ka Tihemetsa siis vanad sovhoostehnikumi hooned on midagi, mis on ajaloolise tähendusega. Nendega on tõenäoliselt nuputamist rohkem. RKS sellega siis tegeleb. Aitäh! Asi klaar, nüüd on siis aeg küsimuste käes. Palun!
küsimusi ei olegi, nagu ma aru saan, mis teeme, paneme pressikonverentsi kinni. Lõpetame siis siin.